Täna on jälle uus päev ja loen natukene edasi. Täna on selles suhtes tore päev, et me saime käia mootorrattaga päris kaugel, siit 45 minutit sõitu Kalangutes. Politseipunkte oli 3 tükki, millest tuli mööda sõita, aga politsei, kuigi see oli olemas, istus kenasti tee ääres ja tegeles oma mobiiltelefoniga. Nii et hommikul kell 8 andis täiesti sõita, ilma et politsei oleks kinni pidanud. Kõige ebameeldivam asi oli muidugi, et Newtonsi kauplusel olid suured ringid tehtud ootajate jaoks üle 1,5 või 2 meetri distantsiga ja sisse lasti ainult teatud kogus inimesi ja igal pool nõuti siis, et on mask ja siis ukse peal lasti kätele desinfitseerimisvahendid, kui sa poodi läksid. Aga muidu oli tore üle pika aja väljas käia ja vaadata, kui ilusalt õitsevad hetkel bougainvillad näiteks, on kollased, roosad, valged, oranžid, imeilusad ja inimesed ei ole enam nii hirmul kui selle koroonaviiruse esimestel päevadel. Kuigi jah, eks hoitakse üksteisest ikka piisavalt eemale ja ikka 90% inimesi kannab maske. Kuskil keegi ütles, et kui sul maski ei ole, siis on 2000 ruupiat trahv, aga ametlikult ei ole sellest ma midagi kuulnud. Mangosi müüakse päris mitmes kohas, aga mango hind on päris pirakas, et 12 mangot maksab umbes 1000 ruupiat, mis teeb siis circa kuskil, ütleme 13 eurot. Aga lähme siis raamatu juurde ja järjekordselt järgmine peatükk raamatust Minu koha päevaraamat, Katrin Aedma. Jah, Katrin Aedma olen siis mina. Ja räägin teile siis täna kuulsast mungast, mapsast ja suitsutrahvist. Kuulus munk, mapuusa ja suitsutrahv. Nimelt mapsat nimetatakse ka mapuusa, kirjapilt on mapuusa, aga rahvas osa kutsub mapuusa ja osa kutsub mapsa. Kohalike jaoks on mapsa, aga väga tihti kasutatakse ainult kirjapilti, et ka need, kes ei ole kohalikud, aru saaks, millisest kohast juttu on. Nimelt mapsa on üks väike linn ja üks peamine kaubanduslinn siin kohas. 29. jaanuar 2016 reede. Jälle nädal läinud ja pole nagu mitte midagi korda saatnud. 3 eestlast, kes elavad minuga samas kompleksis nimega Sunny Holidays Homes, käivad vähemalt hoolega rannas tööl, päevitamas. Mina aga kirjutan suure osa päevast projekti ja projekti eelarvet, koolituse hinnapakkumisi ja selgitan kohalikele Ayurveda arstidele, mida tähendab sihipärane marketing, milline on strateegiline lähenemine ja nii edasi. Väga ära väsitab. Koju tulles otsustasin täna alkoholi osta. Kodus võiks ju midagi olla. Küsisin veini hinda. Mäletan, et vein on siin alati kehva maitsega ja kallis. Kuigi poodide nimeks ei ole mitte viinapood, vaid veinipood. Otsetõlkes. Maitsta mulle veini ei antud, kuid hind oli tõesti 575 ruupiat pudel, mis on ikka päris palju. Ütleme 600 ruupiat pudel on keskelt läbi 8-9 eurot pudel. Loobusin mõttest ja ostsin pudeli kuulsat koarummi Old Monk ehk siis vana munk, mida soovitatakse mitte koka, vaid laimsoodaga juua. Kommenteerisin müüjale, et vaid mõni aasta tagasi maksis sama pudel vaid 75 ruupiat. Nüüd siis juba 175 ruupiat. Morn vana ütles selle peale, et kõik läheb muudkui kallimaks, ainult inimesed lähevad odavamaks. Panin pulsikella laadima ja kahjuks ei tule enam pilti ette. Kontrollisin juhtmeid, töötavad, paistab, et India kõikuv vool ja imelikud pistikud, kus asjad loksuvad, on mu kellakesele halvasti mõjunud. Kahju muidugi.
Siin ei ole mõtet seda parandusse viia. Pole selliseid vidinaid siin varem näinud. Piisab sellest, et mu puru originaal telefoniklaas sai mitte originaaliga asendatud. Hind oli 9 eurot ehk siis mitu korda odavam kui originaal, kuid tundlikkus on ka selle võrra mitu korda väiksem. Lähme Mapsa-turule ehk saan hea hinnaga uue telefoni osta, kus ka korralik kaamera on. Telefonid on siin soodsa hinnaga, eriti kohalikud tooted, kuid arvutid on kallid. Kuna on reede, siis on Mapsas suur turupäev ja võib ennustada palju rahvast. Turul käidud, väsitav, nii hea on ringi käia ja mitte midagi vajada. Lihtsalt vaadata ja mitte midagi tahta, imetleda ja mitte ihaldada. Nauditav, müüjad oli nii palju, ostjaid samuti. Küll mulle meeldib vaadata, kui kenasti kaares on välja pandud viinamarjad, mis on siin muuseas imehead, magusad ja kividetta. Ja kui kunstiliselt on kapsad nende endi lehtedest tehtud asemetele laotud ja kui vahvalt ehitatud tornid kartulitest, kivisarnastest tšikudest, õuntest ja muudest köögi- ja puuviljadest. Tõelised kunstiteosed. Vahetasime välja rakulka, mis oli katki läinud. Seejärel jalutasime telefonimüüjate juurde ja kauplesime hindasid. Usun, et ikka ostsin oma telefoni veel liiga kallilt. Kauplesin 10 500 ruupia pealt hinna 8500, kuid maksin 8800. Viimase peal mudel Lava Iris 8V. Väga hea kaamera ja nii edasi. Lisaks lasin Samsungil mingi osa ümber vahetada 500 ruupia eest ja nüüd saan ka sellega selgeid ja ilusaid fotosid taas teha. Poiss teadis ka selle kohta seadetes, kus sai ära võtta imeliku suurendava vaate, mis segas mind juba mitu kuud. Tubli poiss. Lõpuks küsis ka, et kas ma olen teenusega rahul. No ikka olen, tulen jälle. Ja tulingi poole tunni pärast, kui olin avastanud, et telefon ei saa ühendust SIM-kaardiga. Poiss võttis telefoni uuesti lahti, pani kokku ja nüüd näeb kõik korras olevat. Seaduse mitteteadmine ei vabasta karistusest. Kui teistega ühinesin, selgus, et meie grupi meesterahvas, kes oli turuväravast välja bussijaama territooriumile suitsu tegema läinud, mehkeldab midagi politsei ja erariietes tüübiga, kes agaralt mingit tšekki kirjutab. Selgus, et ta sai avalikus kohas suitsetamise eest trahvi. Uurisin siis ka, et kus see kirjas on, öeldi, et sildi peal. Silt jäigi mul nägemata, sest onu võttis raha, kirjutas tšeki ja kõndis minema. Miks peaks ta rumalate turistidele veel mingit silti näitama? Nojah, ütlesin talle, et see tegu pole mitte ilus. Kus kohast inimene peaks teadma, et siin ei tohi suitsetada, kui silte ei ole. Tema aga ei vastanud miskit. Siis selgitasin, et palju ilusam oleks esimene kord hoiatada ja selgitada ja kui sama inimene taas suitsetab, alles siis trahvida ja siis juba korralikult, aga ei midagi. Onu minu jutt ei huvitanud ja lisainfot seaduse kohta ma temalt samuti ei saanud. A4 formaadis trahvikviitung oli aga tõsine vaatamisväärsus. Tihti on selle mitte vastamise taga aga hoopis kasin inglise keele oskus, mitte pahatahtlik ignoreerimine. Ma ei hakanud kontrollima tema inglise keele oskust, las ta olla. Uurisin seadust ja selgus, et tõesti juba aastast 2008 on kohas keelatud avalikes kohtades suitsetamine. Avaliku kohtade nimistus on poed, haiglad, turud, bussipeatused, rongijaamad ja muud sellised kohad. Ka tänaval rahvarohked kohad on avalikud kohad. Seega, kui tekib kahtlus, kas tohib suitsu teha või ei, siis igaks juhuks tasuks mitte teha. Kui aga teilt juba trahvi küsitakse, siis on juba suht mõttetu vaidlema hakata. Kõige ohutum on trahv kommentaarideta ära maksta ja kiirelt oma teed minna. Siin on politseiga vaidlemine suht mõttetu. Lisaks on politsei nii korrupeerunud, et ei tasu mitte lootagi, et selline mõiste nagu õiglus siin kehtib. Õiglust ei ole siin olemas. Altkäemaks aga küll. Kahjuks on see nii. Ei hakka siinkohal palju näiteid tooma, kuid mind kuskil
kuskilt baarist kostev kõva muusika väga häirib ja mul ei ole võimalik elukohta vahetada, siis lähen baari, otsin üles ülemuse ja küsin otse, et kas ta tahab politseile altkäemaksu maksta või paneb muusika vaiksemaks. Nimelt, kui ma siis helistan politseile ja ütlen, et peale 11 õhtut on lärm, siis tuleb politsei kohale ja baaripidaja maksab. Mitte ametlikku trahvi paraku. Enamasti pannakse siis muusika uuesti mängima, kui politsei on lahkunud. Kõhuviirus ja tatimure, 2. veebruar, neljapäev. Elu on põnev. Gerdo varastati raha ja pangakaart. Ei, see ei ole põnev. Tema tuttavad kandsid talle minu pangakontole raha. Mina sain oma kontolt välja võtta vaid 10 000 ruupiat ja ATM ehk sularaha automaat blokeeris kaardi. Pank Eestist ei vasta ei e-mailile ega netipanga kaudu saadetud järelpärimisele. Kaardi väljavõttel näen, et summa on kontolt maha läinud. Esimene summa on läinud, aga teine, mida ma ei ole saanud, on broneeritud. Saatsin pangale ka valetehingu teate. Nüüd on juba 2 päeva möödas ja ei midagi. Kaart ei tööta, pank ei vasta, Gerdo on rahata. Hiljem meenus, et enne välismaale sõitmist peaks aktiveerima Unetis pangakaardi kasutamise välismaal. Magnetriba kasutamine peaks olema seal kirjas. Vaid siis saan võtta Indias ööpäevas üle 10 000 ruupia korraga. Õnneks on mul PIN-kalkulaator kaasas. Sisenesin netipanka ja aktiveerisin teenuse. 2 nädala pärast pean seda uuesti tegema, sest see kaotab automaatselt kehtivuse. Gerdo kirjutas rõõmusõnumi FB seinale, peab tänama vargaid, sest nii sai Katrin Aedmaga lähemalt tuttavaks, kes on tema eluloo raamatut kirjutamas. Jah, seda me teeme. Esimesed leheküljed on juba valmis. Infot on läbi töödelda päris palju. Vajalik on ka mõelda, kuidas see kõik sellisesse vormi panna, et seda tahetaks lugeda. Mitte vaid uudishimust, et kuidas Gerdo Möldrist laulja sai. Sellel raamatul, ma ei tea, vaadates Gerdo minevikku ja läbielamisi, peaks olema ühiskonnas palju suurem missioon, arvan mina. Huvitav, kas see raamat kunagi ka ilmub. Kõhuviirus murrab järjest inimesi, peavalu, kõrge palavik, kõht lahti. Peske hoolega käsi, vältige kättpidi tervitamist ja teadke, et ei aita siin alkohol ja kodumaalt kaasa toodud ravimid. Kohe haigeks jääte, minge apteeki, küsige rohtu, vältige söömist, jooge palju puhast vett. Olen soovitanud juua ka kurkumivett, 1 teelusika täis kurkumi, poole klaasi sooja vee kohta, segada ja ära juua. Kurkum puhastab keha ja on bakterivastase toimega, desinfitseeriv. Kurkumit nimetatakse ka looduslikuks antibiootikumiks. Igaks juhuks jõin seda täna ka ise, sest eile õhtul istusime koos suurema seltskonnaga toredate inimestega, kellest 2 juba olid haiged. Täna helistas Piret, et nüüd jäid ka tema haigeks. No ta võiks ometi nuusata, kommenteerib kontori laua taga Kai. Nimelt tema kõrval laua taga istub üks India noormees, kes hoolega tatti üles tõmbab. Hakkasin naerma. Tead, see ei ole nii viisakas, kui inimene tatti välja nuuskab. Viisakas on see üles tõmmata. Tatti üles tõmmata, kui on nohu? See ei ole ju tervislik, imestab Kai. Imesta või mitte, kuid nii see on. Jah, meie arust ei ole see mitte ainult kole, vaid ka ebaviisakas. Nemad aga siin Indias vaatavad nuuskavat turisti ja ei jõua ära imestada, kuidas nii ebaviisakas olla saab. Naerame. Igal maal peab teadma kohalikke kombeid ja ega siis kõiki ei jõua ka reisiraamatutesse kirja panna. Näiteks ei ole viisakas juua veepudelist nii, et suupudelit puudutab, eriti siis, kui see on selline pudel, mida käest kätte antakse. Olen huviga jälginud indialaste segaduses pilke, kui nad näevad turisti veepudelit suule panemas. Mõni lausa imeb pudelist vett välja.
Ise kallan targu vett suhu nii, et pudel jääb puutumata. Natuke pidin ikka harjutama enne, kui meistriks sain. Täna tuleb Lorenzo ja viib mu enda juurde õhtusöögile. Nimelt jah, mäletate, Swami Kripananda, uue nimega Brother Lorenzo. Ostan enne veel puuvilju ja vett, mis toimetan Katrini ja Ago hotellituppa. Nad jõuavad öösel koasse. Teen väikese praktilise üllatuse. Ma tean, et nad tulevad kalakonservide ja musta leivaga. Nii tore. Homme läheme koos Ayurveda arsti doktor Prashant Salkonkari juurde. Ootan juba huviga, millal mu pakett pihta hakkab. 7 päeva puhkuse massaaži. 7 päeva jooksul käin massaažis, millele lisanduvad erinevad Ayurveda ravid ja massaaž kestab 1,5 tundi. Aitasin paketi paika panda selliselt, et see oleks puhkusele tuleva inimese jaoks võimalikult mugav. Esimesel korral keha koorimine, nii saab vana nahk maha ja arukal päikese võtmisel saab inimene kauni jume. Siis rahustame mõtted maha, järgmisel päeval Shirodaraga, õliravi laubale, üks kuulsamaid stressivastaseid võtteid ja nii edasi ja nii edasi. Mõnel päeval on näo- ja peamassaaž, mõnel päeval, kui raviosa pikemalt kestab, ei ole. Seega saab turist vahel ka korras juustega olla ja ei pea taluma õlitatud pead. Me ei ole ju harjunud iga päev pead pesema. Veel vähem meeldib meile õlise peaga ringi käia. Kuid kes teab õlitatud pea tervislikku mõju, see käib peamassaažis rõõmuga ja ei pane pahaks, et pea on õline. Tähtis, et inimesed ei saaks peale massaaži külma. Ma ei soovita vähemalt 2-3 tunni jooksul peale massaaži ujuma minna. Väga lihtne on siis külmetuda ja massaaži järgselt keha veega šokeerida. Pigem lihtsalt puhata ja olla, rahulikult võtta, aga mitte millegi tegemiseks, rahulikult võtta aega mitte millegi tegemiseks ja mitte millestki mõtlemiseks, üksinda, vaikuses. Myanmaris näiteks, Myanmar on siis vana nimega Birma, soovitatakse peale massaaži pesema minna alles järgmisel päeval, sest kehal tuleb lasta rahulikult toimetada. Õues on umbes 35 kraadi sooja, keskpäev. Inimesed varjuvad võimalusel tubadesse ja alates kella 4 hakkab jälle elu pihta. Ehitajad puhkasid vähem. Kuulen, et segumasin hakkas taas urisema. Teen endale papaia, arbuusi, kurkumi ja ingveri smuutit. Maitse on hea, kuigi ma ei ole kindel, et on arukas papaia ja arbuus kokku panna. Pigem võiks neid ikkagi lahus hoida. Seejärel annan kõhule puhkust, sest teada on, et õhtul tuleb Swami juures suurem sööming. Ta on ju super hea kokk, nagu paljud mehed siin on. Tänaseks on mul WC loputuskast korras ja eile sain isegi telekakaardi täitmise teate. Nüüd saan soovi korral telekat vaadata. Alt näppasin ka koleda katkise pisikese prügikasti ja panin selle asemele kena kaanega jupe musta prügikasti, mis koristaja minu ukse taha tõi. Veel ootab korda tegemist laualamp. Kui telekas sai 3 nädalaga korda, küllap siis lamp ka kunagi saab. Vaade rõdult ehitusele on päris põnev. Meeletul hulgal inimesi on ühe väikese ehituse peal tööl. Ostsin värvikriidid ja tegin kunsti. Joonistasin seinale voodi peatsesse India rahvuslinnu, suure paabulinnu, selle kõrvale puu, mille otsa mõtteterad kirjutasin ja siis teise seina katsin kaardina lilledest inspireeritud lilledega. No on ikka müra. Jälle kujutasin ma ette, et tulen lõuna ajal raamatut lugema, linti, aga võta näpust, nii kui ma tuppa sain, nii hakkas väljas müra. Praegu hääle järgi võin ennustada, et see oli prügiauto, mis möödus. No hea, et ikka vahel käib, praegu kusjuures üle päeva, mitte iga päev. Tagasi raamatu juurde. Kriidi mahapesemine seinalt peaks võtma umbes 0,5 tundi. Käe ja sõrmejärgide jälgede nühkimine võttis mult aga mitu päeva. Tuba on veel kodusem ja kaunim peale seda, kui seinad täis sain joonistada. Kõik peab ilus olema nii inimese sees kui väljaspool teda ja tema ümber, arvan mina. Paabulind on lind ja rahvuslind. Kuast neid väga tihti ei näe.
on teatud kohad, kus nende parved maanduvad. Kui silm on harjunud märkama elu enese ümber, siis võib neid tähele panna näiteks liinibussi aknast välja vaadates. Tavaliselt näen neid hooaja jooksul vaid korra või kaks.